Ma olin 10-aastane, kui ühel talvisel päeval jalutasin ma koju koos oma matemaatikaõpetajast emaga ja sellel hetkel ma otsustasin, et minust saab ka õpetaja. Küll aga ma otsustasin, et minust saab käsitööõpetaja. Ja kui sa ikka midagi väga tahad, siis see nii juhtub ka, kuigi see liiga lihtne ei olnud. Ja peale toreda käsitöö ma sain igasuguseid aineid õpetada ja üks nendest oli eriti hull, see oli koristamine. Ja nii ma sattusin elu esimesele koristuskursusele, seda viisid läbi Soome kodundusõpetajad. Ja kui ma läksin siin esmaspäeva hommikul sellise suhteliselt negatiivse noore õpetajana, siis ma tulin tagasi reede õhtul täis indu minema katseid tegema ja tegingi oma elu esimese koristuskatse. Nimelt pühkisin tolmu uuel viisil. Muutsin 3 asja ja ma olin tohutult üllatunud, et see tolm sai nagu nii lihtsalt kokku ja ta oli nii pikalt ära. Ja mõtlesin, et kui nii lihtsad asjad kuidagi muudavad seda ebameeldivat tööd väga-väga palju tõhusamaks, et järsku on seal veel midagi. Helge koolitused on hästi huvitavad juba sellepärast, et ta räägib hästi palju enda kogemustest, kuna tal on väga pikaaegne kogemus. Et kui me midagi uut proovime, see on tead tohutu rõõm ja see annab tead rohkem, kui oskaks arvata. Koristusvaldkonna koolitajana unistan ma sellest, et arendada, propageerida teadliku puhtuse loomist, luua väärtust seeläbi. Puhtusel on tunduvalt suurem roll, kui me oskame arvata. Sellest sõltub meie tervis, sellest sõltub meie töövõime, aga kohati ka lausa elu. Helge on üldse Eesti puhastuse nurgakivi ja tänaseks on tegelikult Eesti puhastusäri ja puhastuskultuur samal kõrgel tasemel nagu Soomes, mida loetakse üheks maailma kõrgemaks puhastusvaldkonna maaks. Ja see on tegelikult tänu sellele, et meil oli Helge. Helge on täielikult puhastuskuru, see ristpalk või nael, kes seal on ja tänu sellele on Eesti puhastusmaailm ja puhastusäri sellises suuruses, nagu ta on, mis tähendab siis mitu korda suurem kui meist suurematel maadel.